pastakat, võta see pastakas ka, vaata, et see pastakas töötab, ehk siis kõigepealt kirjuta sinna nurka oma nimi või oma ettevõtte nimi. Et proovime ära, kuidas pastapliiats töötab, siis on juba meie omaks paber tehtud. Nii, kirjuta, vali ise nurk, kus sulle sobib, kas on all paremal või üleval või vasakul ja kirjuta sinna oma nimi või oma organisatsiooni nimi. Ja täna saate kõik selle paberi peale panna siis, no pange ta ettepoole see nimi, ärge tahapoole pange, ettepoole, sest me tahame teha sellest unistusest, mis teil on, ka pildi. Ja siis meil on väga oluline, et teie nimi oleks seal juures, sest et võib-olla teil on selline unistus, kus ülikool tahaks kohe teie juurde tulla ja öelda, et meie saame aidata. Et laske inimestel ennast leida, aga selleks on vaja teie nimi siin esilehel ikkagi panna. Nii, võite täita seda selles keeles, mis teile meeldib. Kellel meeldib eesti keel, mõnele meeldib võib-olla inglise keel, mõnele mingi kolmas keel. Püüame siis pärast tehisintellektiga need ära tõlkida, kui me aru ei saa, eks ole, jah? Et esimene asi, mida alati unistamisel tuleks siis paika panna, et kes me oleme, et milline on meie organisatsioon. Sinna lahtrisse saate siis kirjutada natuke paar lauset või märksõna enda kohta, et mis valdkonnas te tegutsete, kui suur teie organisatsioon, kui palju teil on juba digi juba sisse toodud, võib-olla mõnel juba mingi kratt tegutseb, et see pange siis sinna kirja, et me saaksime aru, et milline on täna teie organisatsioon. Siis on meil lahter, miks see teema on mulle oluline, mida täna räägitakse. Sinna kirjutate siis selle jutu sisse, oma motivatsiooni. Et näiteks meil on vaja leida mingisuguseid probleeme või mingid vigu kuskil ettevõttes või siis me tahame olla kaasas selle tehnoloogilise arenguga, et me tunneme, et me tahame järgmise sammu astuda. Võib-olla see, et ma tahan teada, miks ma seda tegema ei pea, et ka võib-olla ohtudest tahan teada, et miks see teema on teile või teie organisatsioonil oluline on siis järgmine lahter. Sel ajal, kui mina räägin, teie saate seda lehekest täita, täna esinejate ajal saate seda lehekest täita. Kohe ei pea kõik ära täitma, aga vahepeal pange mõned asjad kirja. Pärast võtate selle just kaasa ka, saate näidata kolleegidele, vaat, mis mina täna tegin. Nii, siis siin nurgas on päike ja päikse peal on siis minu või meie organisatsiooni unistus. Ja see unistus on mitte see asi, et ma tahaks teha midagi lihtsasti ja kiiresti ära, mitte see, mis juhtub 1-2 aasta jooksul. Unistus on suurem, mis võib juhtuda teie organisatsiooniga, mõeldes tehisintellektile, 5-10 aasta jooksul. Et näiteks me unistame, et meie ettevõttes on 30% vähem õnnetusi ja me tahame tehisintellekti selle juures kasutada. Või ma unistan, et meie organisatsioonis, kui meil midagi katki läheb, siis on alati see laost võtta. Ehk me saame seda informatsiooni tehisintellektilt, kes juba selle jupi on ära tellinud. Või te unistate midagi väga suuremalt, et meie tööstuses on võetud tööle hunnik roboteid. Võib ka nii juhtuda, et mis unistus teil sellest automatiseerisest on, et see on ikka 1 või 2 unistust siia ja siia vahepeale, mis on siis need head ideed, saab need vaheetapid siis tegelikult ära kirjutada. Ja see unistus siin nurgas võib olla natukene liiga suur, kui täna oskaks julgeks teha, see peabki olema suurem ja need ideed siin vahepeal on need asjad, mida võib-olla saab kohe järgmiste sammudega teha. Aga me ei tee asju üksinda. Meil on vaja abilisi, et kes meid aitaks, keda me ise tahame appi. Kas me tahame ülikooli appi, kas me tahame meie organisatsiooni seest inimesi, et nad rohkem aitaks meil, kas me tahame appi uusi erinevaid inimesi, kas me tahame mõningaid ettevõtteid appi, pange see ka kirja. Ja milles vajame abi? Te olete väga iseseisvad, aga kõik asju ise ei suuda. Et võib-olla on meil vaja küberturvalisuse spetsialisti, kes tuleks appi, võib-olla meil on vaja andmeinseneri, kes tuleks appi, võib-olla on meil vaja andmed, et keegi vaataks meiega koos meie andmed üle ja ütleks, mida nendega saaks teha. Võib-olla meil on vaja inimest, kes tuleks koos meiega unistama ja võib-olla meil on vaja inimest, kes aitaks ka meil äriliselt läbi mõelda need asjad. Et ka need asjad, milles vajame abi, oleks hea endale kirja panna, sest siis te teate, kuhu teie ressurss hakkab minema. Et see on siis selline leheke, me kõik seda vaikselt täidame, mõned juba ma näen täidavad seda, väga tubli. Aga oluline on see, et enne kui te lõunal lähete, on see paber ära täidetud. Nii, minuga on teil 50 minutit. Ja siis on veel meil 4 esinejat, kes annavad ideid, mida siia paberile panna. Eks ole, midagi ikka saab, paar märget saab ikka panna.
Nii, aga hakkame siis vaikselt edasi minema. Ma loodan, et internetis olijad siis ka QR-koodiga või selle lingiga said siis selle materjali kätte ja saavad siis samamoodi toimetada ja kes on internetis, siis teil on selline võimalus, et kui te midagi tahate küsida või mõelda, siis Mare ilusasti võtab ja kuulab teid seal chatis ja tema siis vahepeal vastab teile ja kui on vaja, siis ta ka soovib meiega siis kaasa rääkida. Meil on olemas ka saalis mikrofonid, ehk siis kui sul on kindel küsimus, tõstad käe, me toome sulle mikrofoni, et siis ka teised online'is kuuleksid, et siis me saame seda diskussiooni ilusasti pidada. Mida veel? Meile sinna taha otsa, ühel pool ust on siis, tuleb üks selline paber, kuhu saab panna kirja oma mõtted, mida tahaksin veel teada ja selleks on teil oma laual postitsid. Nii, võtame selle postitsi, otsime ka ülesse. Igaüks saab endale siit, võtke siit paberita välja, igaüks võtab endale 2-3 lehekest enda juurde juba ära, sest et siis on kindlasti hea seda täita, sest on juba teie käes. Ja ühed mõtted on, mida tahaksin veel teada, mille täna ei ole võib-olla räägitud. Pane see kirja ja see läheb meile siis uksest, kui me välja läheme, läheb ta meil uksest vasakule poole. Ja siis, kui sa täna siit ära lähed, siis sa kirjutad postitsile, mida kaasa võtan. No ma saan aru, pastaka võtan kaasa ja selle paberi võtan kaasa, hea tuju võtan kaasa, aga võib-olla sa võtsid mõne hea idee kaasa. Pane see selle kirja, mida sa kaasa võtad. Et siin on see, mida tahan teada ja teisele poole, mida kaasa võtan. Võib-olla on mitu postitsit vaja, siis võite ka mitu kohe panna. Miks teid vaja on? Seda, et mida tahan teada, see annab meile info, mida teile veel pakkuda tulevikus. Näiteks, kui kõik ütlevad, et oi, ma tahaks promptimiskoolituse tulla, pane kirja, siis me teame seda pakkuma. Ja see, mida kaasa võtan, siis me teame, ahah, see oli hea asi, sellest me saame ka võib-olla materjali teha, mingi kokkuvõte teha, et siis on hea meenutada. Et sellised on meie siis väiksed töövahendid ja tööriistad ja loomulikult oma lauakaaslasega saad siis täna ka kaasa rääkida erinevatel teemadel. Kas kõigile on algus selge? Jah, tule meie lauda, siin on väga hea, tule. Tere. On kellegi küsimusi praegu veel? Võime alustada? Jah. Nii, saab ka meil siin liigutada slaidi. Siit lusema ka oma. Nii. Kuidas me siia jõudsime, et me räägime tehisintellekti ajastust? Kui me mõtleme ajas tagasi, siis kui tulid aurumasinad, siis selgus, et masinate abil saavad inimesed väga palju erinevaid asju teha. Ja töö läks hoopis teistsuguseks. Kes tegid enne käsitööga asju, need hakkasid kaotama oma tööd juba, eks ole. Sai teha suuri asju paljudele inimestele. Ja elu läks paremaks, et sai hakata reisima ja kõike selliseid asju tulid siis tegelikult meil aurumasinatega. Asi läks veel paremaks siis, kui tuli elekter ja päris hulluks läks asi siis, kui tulid arvutid. Sest te kõik tunnete praegu, et kui ma ei oska arvutit kasutada, siis ma ei saa mitte midagi enam teha. Ja kõik need revolutsioonid on siis muutnud nii meie ühiskonda, et kui me algselt siis üritasime kõiki ka koolis õpetada, et kõik teevad sama asja ära selles klassis, siis lähevad järgmisse klassi, siis täna on see olukord, et isegi hariduses inimesed küsivad, aga miks ma pean neid asju õppima? Äkki ma saan teha 12 aastat 6 aastaga, õppides ainult õigeid asju, kasutades näiteks tehisintellekti. Ja nüüd me olemegi jõudnud sellisesse uudesse ajastusse, kus meil ei ole enam revolutsioon mitte sellest, et asjad on digisse viidud, asjad on viidud selliseks masskasutusse, vaid nüüd me tahame olla targad ka selles tegevuses. Ja see tarkus tulebki sellest, et meil on palju andmeid ja need andmed tuleb kasutusele võsta. Ja see viies suur revolutsioon, mis meid eest ootab, ongi läbi andmete. Inimesed tunnevad seda selle läbi, et me ei raiska enam loodusressursse, meil inimelud ei kaotata enam nii palju tööstuses, et keegi saab õnnetusega hokka ja meil need andmed annavad meile võimaluse olla siis vaadata, et mida inimesed tahavad osta, võimaldavad andmed meile ka meie tooteid ja asju reklaamida. Ehk siis see suur tehisintellekt on tegelikult lihtsalt üks vahva asi, kus on hästi palju andmeid ja need andmed, mis seal on, üritavad jäljendada inimest.
Ehk siis tehisintellekti uurimisvaldkond uurib seda, kuidas arvuti saaks muutuda nagu inimene, nagu inimeseks rohkem. Et nad imiteerivad inimest, vahel olete näinud mõnda humanoidi kuskil videos, siis nad üritavad tema aju jälitada, ehk siis samamoodi mõelda ja teha otsuseid. Ja kui kaugemal selle jõudnud, siis täna oleme. Hetkel tundub vahepeal, et täitsa hullumaja, et võtad selle ChatGPT lahti ja muudkui räägibki nagu inimene, eks ole. Et kaugemale tegelikult oleme siis jõudnud sellega. Tehisintellekti valdkond on tegelikult 70 aastat vana. 70 aastat on ta vana. Lihtsalt meie teame seda viimased 2 aastat, sest see läks kätte saadavaks kõigile inimestele. Et meie saame tavainimesena ka kasutada. Enne seda said seda asja kasutada siis need insenerid ja teadlased, kes sellega toimetasid. Nii, aga mis siis tegelikult on siis juhtunud selle viimase 2 aastaga, on siis see, et kui vanasti inimesed unistasid, et meil tuleb see tehnoloogia kasutusele või teine tehnoloogia kasutusele ja Gartner siis alati ennustas, et nüüd tuleb küberturvalisus ja siis tuleb meil mingisugused automatiseeritud ise auto ja võib-olla lennuk lendab varsti ise, siis kui nüüd pärast neid slaide vaatate, siis te näete, et ka Gartner ei julge enam ennustada mitte midagi. Seal lõpp on päris tühjaks läinud ja kõik need esimesed asjad, mis tulevad, üritavad siis kasutada ära neid suurandmeid, erinevaid tekstiroboteid ja kõiki selliseid asju. Aga kõige selle tehnoloogia arenguga on loomulikult ka erinevad mured, sest et iga tehnoloogia saab kasutada nii heaks kui halvaks. Meie tahame kõik kasutada heaks, et saada sealt oma kasu, aga siis on hunnik kurjategijad, kes tahavad muudkui meile pahandust korraldada. Tahavad, et ise sealt midagi vahelt saada või rahasid asju. Nii et me peame tehisintellekti arenguga seoses arendama nii oskust andmetega töödelda, aga kuidas ka neid andmeid siis ka hiljem kaitsta. Ehk siis paljud ametid teie ettevõttes tulevad või teenused, mida te hakkate sisse võtma, ongi tegelikult andmete ja selle kaitsmisega seotud. Tehisintellekti puhul räägitakse erinevatest liikidest, me teeme sellise aluse endale selgeks ja meile esimene liik on kitsas ai ja ta teeb väga lihtsat asja. Teine liik on üldine ai ja tema on sama hea kui inimene ja kolmas liik on superintellekt, kes ületab inimese oskused. Kes on näinud kitsast aid oma elus? Tõstab käe. Nii, ma arvan, et kõik on seda kuskil näinud ja kuulnud, sellepärast, et ChatGPT, eks ole, on meil tuttav. Lähed panka online'is, ei räägi suga inimene, räägib suga robot juba. Ehk siis tegelikult seda kitsast aid olete näinud. Aga kas te olete näinud juba üldist aid, kes on sama tark kui inimene? No meil vuravad seal Tallinnas igasugused robotid ise ringi, eks ole. Kas tema on juba sama tark kui inimene? Ma võin teile öelda, et kui ma haridusseltskonnas küsisin seda küsimust, siis olid kõigil käed üles ja mõni oli superintellekti juba näinud. Mul on tunne, et teie olete teadlikumad natukene või siis natuke pelglikult ei taha kätt tõsta, aga tegelikult maailmas enamik asjad, mis on olemas, on tegelikult kitsad, ehk nad teevad teatud funktsiooni. Ka see isesõitev auto, ka see tööstus, mingisugune vidin, mis tal midagi teeb, ta teeb ainult ühte asja või 2 asja väga hästi ja ta ei võta inimest üle. Ta võib meie tööülesandeid üle võtta, aga inimest ta üle ei võta. Aga see, mis puudab number 2, ehk siis üldist tehisintellekti, kes on sama tark kui meie, jõuab meieni 7 või 5 aasta jooksul. Oleneb, kuidas see valdkonda raha juurde pannakse ja seda arengut tehakse. Ehk me hakkame nägema meie eluajal, nii põnev, asju, mis on sama targad kui meie. Kas meie näeme selle superintellekti ära? Ma ei ole kindel. Et ma olen siin 45-6 aastane ja ma kardan, et mina äkki ei näe. Nii et me võiksime keskenduda siis oma elus ilmselt rohkem hetkel kitsas ja üldise ai erinevatele teenustele selle arendamisele ja superintellekti jäävad meie lapsed. Et saate siis oma lastelastele ja lastele siis rääkida, et võib-olla teie näete. Ja missuguseid asju veel peaks sellest tehisintellektis selles osas teadma, on see, et on olemas siis selliseid tegelasi tehisintellekti äppide ja erinevate programmide koha peal,
kes siis töötavad ainult siis, kui teie neid juhendate. No, näiteks tema on siin meil juhendamisega õpe. Ja see ongi seesama ChatGPT. Mina inimesena lähen sinna, küsin temalt midagi ja tema koos minuga midagi teeb. Ehk näiteks võib seal olla ka pildituvastus või näotuvastus. Ehk siis inimene aitab, tehisintellekt õpib. Inimene teeb midagi, tehisintellekt aitab. Selliseid tehnoloogiad ilmselt teie organisatsioonides saab väga lihtsasti ka kasutusele võtta. Näiteks on teil vaja saata välja pressiteade, panete oma märksõnad sisse, tehisintellekt aitab teil selle asja ära teha. Ongi koostöö väga hea. Ja see on selline armas ja nunnu, mida iga tavainimene tegelikult kasutab. Nii, siis on järgmine aste. Ütleme, nemad on siis järgmised tehisintellekti rakendused, kus toimub juhendamata õpe. Ehk siis tehisintellekt vaatab teie andmeid, uurib, mis toimub ja hakkab looma seoseid, looma mustreid ja kui te olete talle öelnud, et meil on ettevõttes sellised reeglid, siis ta selle alusel ka neid otsuseid teeb iseseisvalt. Ja väga hea on seda kasutada just tööstuses, kus teil on süsteemid on paigas, rutiinid on paigas, midagi uut väga ei tule ja ta muudkui vaatab neid asju, et siin on mõistlik teha, kõik tahavad sedamoodi teha, ma teen ka selliseid otsuseid, vahepeal inimene vaatab üle, aga üldiselt ta toimetab ise. Sellised asjad sobivad tööstuse, nagu ma ütlesin, väga hästi, aga ta ei sobi üldse riigijuhtimisse. Aga meil riigijuhid tahavad kasutada seda riigijuhtimises, sest nii mugav oleks ju tegelikult see, et ma annan tehisintellektile, ütlen, et ennusta, mis juhtub Eestiga 10 aasta jooksul ja tema muudkui ennustab, poliitilised parteid võtavad selle sama teksti ja ütlevad, aga me tahamegi sellist tulevikku. Aga ei saa ju arvuti otsustada inimese elu eest. Arvuti vaatab, et kuidas temal parem on, aga ta ei mõtle alati meie heaks. Ja kui tehisintellekt teeb tavaliselt mustreid ja otsuseid selle alusel, et näed, hästi palju inimesed tahtsid niimoodi. Aga näiteks nemad tahtsid hoopis teisiti. Näiteks teie tahate lõunata sellel ajal, nemad tahtsid teisel ajal, mis me siis teeme? Teeme otsuse, et teie siis, andke andeks, täna süüa ei saa, sellepärast, et lõuna oli sellel ajal, kus teile ei sobinud, eks teie võite siis töötada. Ehk siis kahjuks nemad siis surevad välja. Et kui tehisintellekt selliseid keerulisi inimesi puudut otsuseid hakkab tegema massi pealt, siis teatud inimesed surevadki välja, et see ei ole aus, see ei ole eetiline ja sellepärast seda tehisintellekti, kes on juhendamata ise toimetab, peab vahepeal kontrollima inimene. Aga nüüd ka ettevõtte juhina, kas ma oskan teda enam kontrollida? Ta on siuke must auk, andsin andmed sisse, ütles mulle nii on, kas ma siis usaldan? Et siis peab olema vahepeal sellised kontrollid, kus te saate aru, mida ta toimetanud on. Ja sellepärast ongi oluline, et ka teie kõigest asjadest teate. Siis on sellised tehisintellekti rakendused ja võimalused, kes siin leiti muster, et mida kõik tahavad, siis on tema tegeleb just selle poolt, et aga kus on augud? Mis on puudu? Kas siia saab midagi arendada? Ehk siis tema uurib just neid erisusi, et äkki tehes midagi teisiti, äkki siit leides auk, on mul mingisugune äriplaani võimalus. Ehk siis tema annab teada näiteks seda, et ettevõte läheb päris hästi, aga selle liini peal mul on tunne, et seal need mingisugused vidinad hakkavad läbi kuluma, tuleks tellida midagi juurde. Leidis mustri, et ei tööta enam asjad hästi. Või siis ta mõtleb, et näed, kõik asjad toimivad, seal tekib mingisugune kaubanduslik seisak, sest et laevad ei sõida, järelikult me peame selle jupi varem ära tellima. Inimene ei tea midagi sellest asjast, aga tehisintellekt juba kratib üle maailma selle info katte ja ütlebki, et nii, nüüd on aeg tellida see jupp, sest et 3 kuu pärast ma näen, et tekib mingisugune seisak ja teil ei ole seal juppi ja siis teie kõik tööstus seisab, eks ole, et selliseid anomaaliate analüüsi teeb ka tehisintellekt päris huvitavalt. Ja siis on 3. või 4. aste veel kõige raskem, on nüüd seostatud mustrite analüüs, ehk siis tehisintellekt võtab, tema tahtis selle ajal süüa, tema tahtis selle ajal süüa. Poes on sellel päeval see toit odav, väga hea. Nii, siis me vaatame seda, et sellel ajal on elekter ka kallis. Nii, meie ettepanek tehisintellekti poolt on teile, et me tõstame lõuna kella 12 kella 1, sest et siis on elekter odavam ja tänaseks on siis postrogonov, sest et poes oli liha lihtsalt odavam. Et ta teeb seostatud otsuseid, vaatab kõik erinevad asjad ära ja siis ütleb, kuidas võiks edasi minna. Ja seda asja, kujutad ette, inimene välja mõelda, et kõike jälgida, ei ole võimalik. Ehk siis tehisintellekt ongi selliste asjade jaoks meile palju abiks. Nii, mis meil siis veel on?
Natukene siis promptimisest. Ehk siis see asi, mida teie siia paberile juba kirjutate, on väga hea alus pärast tehisintellektile sisse tippida seesama asi. Te panete sinna kirja, et meie ettevõte on selline ja selline, meie unistame sellisest ja sellisest, meil on vaja sellist ja sellist abi ja me umbes kujutame ette, et meil on sellised vaheetapid. Kallis tehisintellekt, anna mulle äriplaan, anna mulle ideid, mida sellises organisatsioonis teha, mida on mõistlik tehisintellektis rakendada, mida mitte. Ehk siis, kui varem läksite teadlase juurde ja küsisite seda tema käest, siis näed, nüüd räägid kõigepealt tehisintellektiga natuke läbi, ta juba räägib sulle, mida ta oskab teha või ta ei oska või mida ta välja pakub. Ja siis sul tekibki mõte, ohoo, sest et halvad mõtted sellised, ta juba tavastab selle ära, ütleb teile, et ära seda tee, et see ei ole nii hea, aga vot siin on sulle võimalus. Ja siis sina valid sealt nagu menüüst, et meile meeldivad need asjad, tuled juba siis oma äripartneri või ülikooli juurde ja ütled, et me oleme läbi mõelnud sellised asjad, aga vaatame nüüd, kas päris elus ka seda niimoodi saab teha. Sest et tehisintellekt mõtleb neid asju ju kuidagi välja mingite andmete pealt. Aga ta ei tea, kas meil siin õues on talv või kas meil üldse ettevõttes on võimalik, kas Eestis on selliseid asju võimalik teha. Et siis mida rohkem informatsiooni selles prompti käsus ehk küsimuses te tehisintellektile kirjutate, seda spetsiifilise ja teile sobiva vastuse te saate. Ehk siis te kirjutate, mida te tahate saada, kontekst, kes te olete, formaat, tahan saada selle näiteks ülevaate või raporti või e-kirjana ja vahel, kui te töötate oma ülemuse heaks, eks ole, et täna ei ole ülemus, eks ole, aga ülemus tahaks teada teilt asju, siis kirjuta see viisakas vormis, lühidalt, sest ülemus ei viitsi mind pikalt kuulata ja see tekst tuleb täpselt nii, nagu teil vaja on. Et see on niisugune väike mõte, et miks kindlasti tehisintellekt praegu oma telefonis või siis oma tahvelarvutis või oma arvutis lahti võtta ja proovida seda sama asja, mida te paberile kirjutate, sinna asjade ja vaadake, mis ta on. Tasuta või tasuline tehnoloogia selliste asjade kasutamiseks. Esimese asja tehke tasuta ära, aga tasuliselt on alati paremad, et kui kellelgi sõpruskonnas on näiteks ChatGPT tasuline olemas, siis miks mitte proovida vaadata, mis nende vahed on. Täna ma ütlesin õpetajad, kõik proovivad, ma ütlen, lapsed on kõik juba seal. Meie oma kodus lähete, siis 80% teie oma lapsi, kõiki seda juba oskab. Äkki tuleb teie laps teile seda sama asja, mida te hetkel teete koos tegema. Tema saab teada, mida teie töö juures teete ja ta tunneb, et ta on selle ühiskonna liige, ta saab panustada, võib-olla ütleb, et ma tahan teie ettevõttesse kunagi tööle, sest ma juba mõtlesin selle peale, mida te võiksite teha. Nii. Jah, palju asju, mida tuleb siis mõelda, kui tehisintellektiga kasutada, tuleb nüüd siia juurde. Aga enne seda me peame rääkima ära ausalt, et juba mainisin, tehisintellekt on meil juba kuskil 70 aastat maailmas olemas olnud. Ja mis temaga siis juhtus? Nii, võtame nüüd siit poolt äärest, mulle meeldib saalis ringi liikuda, see on väga hea, tervisele kasulik, istu paigal, te vahepeal võite ka liigutada. Ütleme nii, et siin on 1950. 1950 aastal mõeldi välja, et me tahame, et andmete alusel oleks võimalik koos arvutitega siis teha erinevaid otsuseid, selliseid otsuseid, mida inimene väga kiirelt välja ei jaga. Ja see oli sõjaaeg, oli Enigma masin, salakirjad pandi salakeelde ja seda suutis lugeda ainult arvuti välja. Inimene ei suutnud seda ära šifreerida ja 50ndatel aastatel oli siis ai-ajastu selline esimene algus, kus toimetati. Kahjuks või õnneks tulid 70ndad, sõjad said läbi ja ei olnud vaja sellistele tehnoloogiatele, sellistele kirjadele ja asjadele nii palju huvilisi. Ja tekkis selline seisak, kus tehnoloogia arengusse raha juurde ei pandud ja need, kes kõik tahtsid ratsa rikkaks teenida, kadusid ära ja 70ndates oli selline seisak. Aga siis toimus 80ndatel, 90ndatel järgmine tõus. Olete kuulnud, kuidas siis malet hakkas mängima tehisintellekt ja selguski, et mängibki paremini kui inimene ja Garri Kasparov siis sai seal natukene siis kaotas siis tehisintellektile ja tekkis uus vaimustus. Kui ta juba niimoodi mõtleb, siis äkki me saame teda kuidagi kasutada. Aga siis selgus,
et keegi ei osanud seda praktikasse panna. Ei olnud midagi sellist, mida siis tavainimesele kätte anda, ettevõtetele kätte anda, aga ettevõtted ütlesid, okei, arendage asja edasi, hetkel me sinna raha ei pane. Ja 2020. aastal tekkis järgmine ai-talv. Meil on 2 ai-talve olnud ja 2010 need, kes seda enne arendasid, said aru, et kui nad ei suuda pakkuda midagi sellist, mida tööstus saaks kasutada, kui nad ei suuda pakkuda midagi, mida tavainimene saab kasutada, siis tehisintellekti talv jääb väga kauaks kestma. Aga 2010 tegelikult sai selgust, et meil on väga palju andmeid ja neid saab hakata päriselt kasutama. Me saame leida need võimalused, kus see sääsk siis selles infoühiskonnas meil tekib. Ja hetkel on meil ai suvi, meil on väga palju erinevaid asju tulnud ja nüüd teadlased mõtlevad, kas sellele järgneb talv või tuleb veel suurem plahvatus, sest et tegelikult tehisintellekt on sisse ennast pugenud igasse valdkonda, igal pool toimuvad muutused. Ja nüüd ongi õige aeg rääkida nii miinustest kui ka plussidest nende tehnoloogiate rakendamisel. Kuna tegemist on andmetega ja väga suurte andmetega, kujutage ette geenivaramu, kõik andmed, kõik meditsiiniandmed, kõik logid, mida te kuskil teete, võib-olla kuskil kaamera pildistab, filmib, kõik mingisugused asjad kuskil arvutis jooksevad, siis kui saavad sinna ligi valed inimesed, kas on paha eesmärgil või te oma organisatsiooni inimesed, kes need välja kuidagi jagavad, eks siis kuidas me saame nende andmetega nii toimetada, et inimeseks ei saaks kahju. Aga teine mure on see, et kuidas me saame toimetada nii, et nad oleks ka usaldusväärsed. Geeniandmed iseenesest üsna usaldusväärsed, aga kujutage ette, kui keegi saab neile andmetele ligi ja hakkab neid meie vastu ära kasutama. Näiteks teeb sellise köha viiruse, mis hävitab kogu Eesti inimesed, sest et on spetsiaalselt meile programmeeritud. On võimalik sellist asja teha. Samal ajal, kui me mõtleme meditsiinisüsteemi peale, kes saab sellest kasu, et seal on hästi palju andmed. Kasu saavad need, kelle andmed seal on. Kelle andmeid seal on? Naiste andmeid on väga palju, sest naised käivad väga palju arsti juures. Ja kui naised käivad palju arsti juures, siis tema kohta on palju andmeid ja tehisintellektil on ainult rõõm pakkuda neile väga palju lahendusi. Nii et mehed, palun minge arsti juurde, et siis on võimalik tehisintellektilt ka teid aidata. Sest et kui teie andmeid ei ole, siis teiega lihtsalt ei arvestata. No, võib-olla lohutuseks siis öelda seda, et kui meditsiinis on meestel keeruline, siis mujal maailmas ja kõigis muudes asjades on naistel keeruline. Sest naised on vahepeal ilusasti kodus lastega ja nad ei ole tööpõllul ja kui nemad lähevad kandideerima kuhugi, siis tehisintellekt näiteks vaatab andmed üle, kandideerib meesterahvas, kes on kogu aeg tublisti tööl käinud, on jõudsasti edenenud, kandideerib naisterahvas, kes on 3 aastat kadunud on. Tehisintellekt ei mõtle selle peale, et seal vahepeal olid lapsed kodus või miks naine ei saanud areneda ja siis teeb otsuse. Ja ilmselgelt tuleb meesterahvas tööle võtta, sest on ju tööd teinud. Ei tea, see naistel on kahtlase, et kogu aeg on 3 aastat kadunud ja siis on jälle 3 aastat kadunud, mis siis toimub? Ehk siis me peame alati inimestena tehisintellekti valvama, et ei tehtaks siis selliseid otsuseid, et ka naistel oleks võimalus siis ikkagi juhtivatel kohtadel ja positsioonidel olla. Aga see näitab väga hästi, et kui meil on vananenud andmed või valed andmed, siis tehisintellekt kohe kindlasti teeb valesi otsuseid. Ja sellepärast, kui näiteks mõni uuring küsib teie käest mõnda sisu, näiteks Eesti Semor teeb uuringut riigi jaoks, et nad teeksid õigeid otsuseid, siis öeldes, et mina ei vasta ankeedile, teete te endale kahju, sest et teie arvamusega ei arvestata, sest et tehisintellekti lastakse need asjad sisse ja siis keegi ei teagi, et teil mõned mured on näiteks, sest te pole neid kunagi rääkinud. Kahjuks mitte alati kõik inimesed, kes on mõningaid asju loonud, ei saa aru, et tuleb jälgida selliseid auke ja selliseid muresid, et oleks siis usaldusväärne. Ja jätkusuutlikkus on see, et need andmed alati uueneksid. On erinevaid seaduseid, mis tulevad ja üks on selline asi Euroopas nagu AI Act. Ja AI Act annab teada, et teatud andmeid tohib tehisintellekti katta anda ja teatud andmeid ei tohi. Ja kindlasti teatud asju ühiskonnas ei tohiks olla lubatud. Minimaalne risk on see, kui te teete oma postituse sotsiaalmeediasse, mis on tehtud tehisintellekti abiga.
See, et ma vestlusrobotiga saan abi õppimisel või oma äriplaani tegemisel, ei ole väga palju probleeme. Kui me paneme tehisintellekti otsustama oma kriitilise infrastruktuuri eest, me ütleme, et tehisintellekt teeb otsuse, kas teie saate laenu või mitte. See on juba probleem. Mina tahan, et minu laenuotsuse vaataks üle inimene, kes mõistab minu olukorda, mitte tehisintellekt, kes vaatab ainult numbreid ja teeb otsuse ära. Ja lubamatu on see, kui me loome ühiskonna, mis on nagu meil Hiinas, et kui sinu skoor on kõrge, siis sina võid võib-olla tänaval liikuda ja kus su skoor on madal, siis sa oled kohe tagaotsitav. Ehk siis sellised mured Euroopa Liit selle AI Actiga üritab siis ära lahendada. Ehk siis meile ei tuleks Euroopasse selliseid süsteeme, kus inimeste elude ja inimeste heaolu üle otsustaks tehisintellekt. Et see ongi selle kaitseks, et tehisintellekt ei hakkaks liiga siin arendada. Fookuses on tervishoid, ehk kui te tervishoiule teete teenust, siis see puudutab õiguskaitse, haridus, pangandus ja krediit. Kui teie sinna ei kuulu, siis on teil ju tore, sest teil ei ole piiranguid. Teil ei ole vaja nii palju asjadele mõelda, saate lihtsalt arendada oma ettevõtte sees asju. Ja kui töökeskkonnas inimestelt öelda, et meil on nüüd selline kratt, kes valvab teie järgi siin nurgas ja annab meile teada, kui näiteks mõni tehnoloogia seal hakkab vananema, siis nad kirjutavad alla, et nad lihtsalt teavad, et selline kratt on meile siis tööle võetud. Nii, aga natukene siis laua peal on ka, võite üles otsida mõningaid näiteid mõningatest ettevõtetest maailmas, kes on siis juba tehisintellekti rakendanud, ehk siis 2000 aasta, siis nad hakkasid mõtlema, 2010 hakati juba siis tööle võtma ja täna 2025 on nad sellest juba kasu saanud. Ja need paberid, mida te otsite, näevad siis välja sellised loetelud, sellised paberid, kus on siis kirjas, et kuidas autotööstuses, tootmises, turvalisuse, teenuste ja meditsiiniga on tehisintellekti kasutatud ja mis kasu nad sellest juba saanud on. Ja need ongi võib-olla ideed, mis tasemel sinna päiksesse nurka panna kirja oma unistus. Nii, aga vaatame mõningaid näiteid. Ja näiteks meil on siin selline vahva ettevõte, mida me juba tunneme ja ta nimi on Pfizer. Ja kuidas siis Pfizer saavutas siis selle hea olukorra, oli see, et tema tehisintellekti kätte annab siis andmed, mida temal meditsiinis need inimesed, kes katsetavad, paneb sinna sisse ja paneb sinna ka mudelid, ehk siis andmete, kliiniliste andmete analüüsiks. Ja tänu sellele 2 korda kiiremini saab tema tuua uusi tooteid turule. Et selline vahva siis õppine. Nii, siis on meil Watson, et arstid peavad hästi palju inimesi diagnoosima ja tegelikult arstid kurdavad, et neil pole aega selleks. Siis täna näiteks nemad pakuvad lahendust, kus tehisintellekt vaatab inimese haigusloo üle ja annab teada, et potentsiaalselt sellel inimesel võivad olla sellised järgmised mured, et kui sa taga räägid, siis tõsta need teemad üles, kinnita või lükka tagasi. Nii, et siis arstid saavad teha oma tööd kiiremini ja paremini. Natukene meenutab vahepeal seda, et läksin ise Google'isse, panin oma vereproovi sinna ja sain ka vastused. Ka nii võite saata igasuguseid asju teada, et siis te teete arstile muidugi rohkem tööd juurde pärast. Nii, kes meil siin veel huvitavad? Nii, meil on siin Rolls-Royce näiteks. Nemad konkreetselt selles harus teevad siis lennukimootorite ennetavat hooldust. Ja siis tehisintellekt analüüsib siis sensorite läbi andmeid ja ennustab, millal mingi mootor peaks vajama hooldust, enne kui see probleem üldse tekib. Ja kohe saab see lennuki omanik siis info, et nüüd varsti oleks vaja hoolduse tulla, teil on aeg juba kirja pandud, asjad on juba tellitud ja siis nemad on vähendanud siis lennukimootori seisakut 30% võrra. Et me ise oleme ju ka Eestis kuulnud, et meil on helikopter, mis ei lenda, sest et juppe pole ja kõik on katki ja nii edasi, et võib-olla nendel oleks ka niisugust tehisintellekti appi vaja. Nii, kes meil veel on siin? Nii, ma tahaks nüüd korra juua. Et tutvuge oma lauas nende erinevate asjadega. Ma siis korra juun.
ja järgmisega vaatame siis Siemensit, Amazoni ja Saarat. Nii, Siemens on siis rakendanud tööstusautomaatikas ja temal on siis tööstusliinid ja tema eesmärk oli, et kõige suurem kulu, mida tema tahab vähendada, on energiakulu. Ja siis kõik see asi, mida ta seal teinud on siis niimoodi, et tal on tema enda tööstusliinid ja siis ta on teinud AI-teisiku, kus mudeldatakse, kus midagi toimub, millal midagi toimub ja see süsteem annab talle siis teada, et millal tegelikult tööstusliinid peaksid toimuma ja millal mitte. Ja 20% on siis võimalik täna tootmiskulusid siis alla viia. Ja samal ajal tõusis kvaliteet ja ka siis tootlikkus. Nii, mis meil teeb Saara? Saara ja Amazon, nemad pakuvad siis teenuseid. Amazon, nii kui te sinna lähete, siis teile pannakse kohe kratt sappa ja nemad vaatavad, et teie otsisite seda toodet, aga sarnased inimesed nagu teie otsisid, vaat seda toodet ka. Ja muudkui tema pakub sulle. Ja tulemuseks on siis see, et 30% on laost asjad vähenenud, sest nad teavad, et kui inimene otsis seda, vaatas seda, küll ta selle siis ära ka tellib. Ja vahel on niimoodi, et mina näiteks ühte toodet otsin, aga ostma mõtlen hakata nädala pärast, siis nemad on juba selle toote saatnud Euroopa lattu. Ja siis juhtub siuke huvitav olukord, kus mina saan Amazonist enne toote kätte, kui ma saan Eesti Posti käest. Eesti Post tuleb nädal aega ja Amazonist tuleb 2 päevaga. Väga mõnus ju, minule ka, eks ole, kliendina. Nii, aga Saara jälgib moetrende. Ja nende kratt siis käib muudkui jälgib, et tundub, et jälle on moodi tulemas alt laienevad püksid. Ahah, ja kohe läheb tootmisesse. Hiina vabrikud toimetavad ja varsti on need kõik asjad olemas ja nad sedasi suudavad siis 2 korda kiirem uusi rõivaid välja lasta ja moode kui nende konkurendid. Nii, mis ma siin veel? Siis nemad teevad masinõpet ja teevad strateegilisi otsuseid selle pärast. Ja mul on selleks vaja kvaliteetseid andmeid, läbipaistvust ja ma pean teadma, et kas seal on mingeid õiguslikku või eetilisi väljakutseid. Et sa täna vaatad oma paberi peale, mõtled, kas mina tahan ka teha strateegilisi otsuseid, masinõpet, kas mul on juba kvaliteetsed andmed olemas või ma pean sellest arutama, kas ma juba tean oma asja, kas mul on mingi õiguslikke piiranguid, pange sinna paberile kirja. Nii, nüüd järgmised ettevõtted, on meil siin jälle pildid, räägivad, et nemad teevad andmete põhjal otsuseid, nemad tahavad personaliseerida ja nemad tahavad reaalajas teha otsuseid, mis kohe asjad muutuvad. Nii, mis meil siin põnevat on? Nii, vaatan mõne hea asja ja üks on Netflix. Tema siis pakub meile erinevaid videosid ja nemad uurivad kogu aeg, et mida sa vaatad ja pakuvad sulle kohe siis välja, et kuule, aga sulle see sari meeldiks ka. Ja tulemuseks on siis see, et see on nüüd võib-olla lastele mõeldes võib-olla halb asi, et äkki ei peaks Netflix olema. Inimesed 80% kauem veedavad Netflixis aega, kui nad tegelikult peaksid olema. Et tegelikult võiks õhtul magama minna, aga tuli uus sari, jälle siis hakkan muudkui vaatama. Et meile inimestena see ei ole väga hea, Netflixid on väga kasulik. Nii, kes meil siin on? PayPal on tegelikult räägib meil siis turvalisusest ja PayPaliga saab siis maksta erinevaid toodete eest turvaliselt ja nemad kasutavad siis selleks, et kuna seal kogukonnas siis tahavad ka petturid saada kõiki inimeste raha kätte. Ehk siis nad jälgivad kogu aeg, et kuidas inimene käitub PayPalis ja kui ta käitub natukene erinevalt kui tavaliselt, näiteks logib sisse valel maal või teeb õhtul öösel mingisuguseid tehinguid, kui ta peaks tegelikult magama, siis PayPal automaatselt leiab 99,9% pettustest ja kohe reageerib sellele ja ei lase nendel pettustel läbi minna. Ehk siis tema jälgib neid mustreid ja auke siis, eks ole. Et sarnast asja teeb siis ka Revolt, kes siis jälgib, kuidas siis inimesed toimetavad ja siis annavad ka soovitusi, et võib-olla peaks selle kuu rohkem näiteks üldse säästma või seda aktsiat või midagi ostma. Nii, kes meil siin veel huvitavat on? Nii, meil on siin näiteks selline asi nagu teenustest
Hilton. Ja kui sa oled Hiltoni hotellis käinud, kus on siis tehisintellekt sees, siis nemad üritavad sinu kogemust nende hotellist personaliseerida. Ja sa tuled hotellituppa ja vaatad, aga siin on ju nii külm, aga siin aken ei ole lahti ja mul ei ole see. Ja siis sa muudkui seadistad selle toa ära, siis elad 2 päeva seal tööd, lähed minema. Aga Hiltoni tehisintellekt jätab selle meelde ja järgmine kord, kui sina lähed, paned oma kaardi sisse, tuba läheb selliseks, nagu sina viimati ta jätsid. Ehk siis tegelikult on meil võimalik minna nagu oma koju Hiltoni hotellis varsti. Seda on täpselt teadistatud nii, nagu teie seda tahaksite. Nii, mis meil siin veel põnevat on? Ada Health näiteks aitab inimestel ise oma sümptomeid analüüsida. Panete oma mõtted sinna sisse, tema muudkui kõristab ja ütleb teile, et meil on tunne, et äkki sa peaksid oma arstiga sellel või teisel kolmandal teemal rääkima. Nii, kes meil veel siit põnevat on? Nemad siis põhimõtteliselt, nemad üritavad siis teile kui kliendile siis väga meeldida. Booking.com täpselt samamoodi uurib, missugused hotellid teile meeldivad ja siis pakub teile täpselt seda, mida teil vaja on. No sellised asjad on nagu siuksed lihtsamad. Bosch jälgib seda, et meil on vaja saada mingisuguseid tooteid, mingisugune tarneahel on seal ja ta vaatab, et oi-oi, et siin tarneahelas mingid asjad ei liigu, siis see tehisintellekt soovitab kohe selle tarneahelaga midagi siis muuta, et need asjad liiguks paremini. Ja tulemuseks on siis, muidu kui ei tegeleta sellega, on siis viivitused, me ootame, siis täna on nad 40% võrra siis saanud paremaks, et neil ei ole nii palju ummikuid ja ei ole neid tarnemuresid nii palju. Et väga halb on see, et kui sul kõik asjad on olemas, aga siis lihtsalt seisab mingi jupi pärast asi, et see ei ole väga mõnus. Nii, aga kuidas siis tehisintellekt saab siis teid aidata? Ongi, et äkki teie unistus on see, et teil ei oleks ettevõttes nii palju ootamatuid seisakuid ja äkki see on see ennustatav hooldus, mida just teil on vaja. Äkki see on teie unistus. Või te tahate reaalajas näiteks teha mingi nupuvajutuse või ta ise seda toimetab, et need liinid ise muutuvad just vastavalt selliselt, mida meil on vaja just konkreetselt toota. Ehk siis inimene saab teada, et nüüd tulid chipsipakid, 10 minuti pärast tulevad mingid muud pakid. Äkki on kuidagi võimalik tulevikus sükest asja teha. Ressursi kokkuhoidmine. Ehk siis asjad, mis seisavad laos, ei ole kellelegi kasulikud. Asjad, mis tulevad liiga kaua, ei ole kellelegi kasutusel. Me üritame seda raiskamist ja hoidmist nagu vähendada, et kui meil on väiksemad laod, siis on ju tegelikult vähem pinda, mida eest maksta elektrit ja mida hoida. Et Amazonis sellepärast ongi hea äri teha, sest et neil ei ole neid ladusid. Ja kõik kaup, mida sa unistad, saadetakse juba kuhugi ära ja siis nad saadetakse juba laiali. Et nendel ei ole suuri laohooned enam. Me tahame võib-olla kvaliteedi tõsta. Äkki tehisintellekt leiab meil defektid ülesse kiiremalt ja täpsemalt kui inimene, et ta saab aru, et mingid asjad on valesti. Ja ma usun, et Eestis väga oluline teema ka meie valitsusele, et kuidas me saame olla energiatõhusamad, et teha töid nendel aegadel, kus on energia hind madal ja kuidas siis hoida siis keskkonda sellega. Et need on sellised suured asjad, mida kindlasti on ka meil Eestil palju õppida. Ja selleks, et neid asju teha, on vaja palju uusi ameteid. On vaja uusi insenere, on vaja uusi eksperte, on uusi töötajad, kes sellest midagi aru saavad. Siin on väga nagu väike loetelu sellest, keda tegelikult on meil vaja, aga fakt on see, et iga organisatsioon seda endale lubada ei ole võimalik. Ja sellepärast on hea mõelda, kelle käest siis neid asju sisse osta. Ja miks mitte see partner ei võiks olla mõnel teemal ülikool, kus ongi selle valdkonna spetsialist, kes aitab teie mure ära lahendada ja siis ta aitab ka teistel ettevõtetel sarnaseid muresid lahendada. Ja teie võtate ainult väikse killukese tema ajast ja te maksate ikkagi võib-olla poole või siis 3 korda vähem, kui te võtaksite endale inimese ju tööle. Et ka sellist jagamist. Või kui on teil suur ettevõte, aga mitte nii suur, kus te saate ühe inimese palgata, äkki liitute kellegi ettevõttega ja palkate selle inimese endale 2 peale. Et ka täna võib-olla leiate mõne huvilise, kes ka sarnaste mõtetega on ja miks mitte võib-olla koos midagi teha. Aga
mis on Eesti selline väike mure, on selles, et tehisintellekt tuli ka paljudele ülikoolidele ja kutsekoolidele üllatusena paari aastat tagasi ja meil ei ole neid spetsialiste. Et me alles hakkasime koolitama neid. Aga järgmise 5 aasta jooksul tuleb kindlasti väga palju inimesi, kes suudavad juba selliseid asju teha ja 10 aasta pärast on see täiesti tavaline töötaja nagu sekretär. Näiteks, miks mitte. Aga ettevõttes, kus nende peale ei mõelda, siis te jäätegi pisikeseks. Et siis võib-olla ei olegi vaja automatiseerida. Alati tasub ka seda mõelda, et millal on mul AI-d vaja ja millal mul ei ole vaja. Aga mis siis peaks juhtuma enne, kui me saame selle edasi sammu astuda? Pange oma mure, pange oma unistus kirja, sest kui ei unista, siis mitte midagi ei juhtu. Kui ei ole eesmärki, mitte midagi ei juhtu. Et võtame selle paberi ja kirjutame oma mõtted sinna nüüd ära, mis teil praegu on tekkinud ja varsti kuulame järgmisi esitlusi juurde ja nemad siis ka täiendavad meie mõtteid. Nii, paneme kirja. Pärast saate neid asju ka lauas jagada oma vahel. Selleks on meil vaja pastakat, paberit või arvutit, kus meil need mõtted lähevad kirja. Ja need, kes on online'is, täpselt samamoodi. Kas mõni küsimus on tulnud? Jah. Jaa, ikka. Nii, aga panen teile uuesti slaidi ette ja kellel oli QR-koodi vaja siis ka. Aga paberil on hea teha. Ja võib-olla spikerdate nende välismaa näidete pealt, mis võiks olla teie unistus. Ja lauas võite rääkida muidugi juttu, näidata, näe, minu unistus on see, kuule, ma spikerdan sinu pealt, väga hea. Need paberid ei jõudnud sinna. Kas, millised, need on trükitud? Õues, selge, ma mõtlesin, et panete sisse. Selge. Ja samasse siia. Siis on hea, vaata, lähed mööda. Lähen välja. Too sisse, jah. Ja kui sul on postitsile midagi panna, üks oli see, et tahan teada ja võib-olla sul juba midagi on kaasa võtta, siis me paneme paberid siia sisse, et te saaksite ilusasti ka siis lõunale minnas need postitsid meile ära panna. Ja siis vahepeal võite tulla ise pilti tegema ja kes tahab võileiba, näed, praegu on hea aeg võileiba võtmiseks. Seal on igasuguseid võileibu, mine võta endale. Sest me läheme 3 minuti pärast edasi järgmise esinejaga. Ja Andres, pane ennast valmis. Sa ei saa enam paberit täita, sa tuled kohe minuga ette siia.